Kampuses oli meil tuvi. Mis toimub? Me ei taha sinult ainult raha, mitte kunagi enam ei õpi. Pagan, ma tahaks minna bachatat õppima, on ju. Hiljem on seda väga raske luua. Kõige põhilisem on ikkagi, ma arvan, linnakupidu. 50 aastat lõpetamisest. Tere, kallid tudengid! Tere tulemast kuulama Julius Tipika podcasti. Räägime siin tudengielust, erinevatest võimalustest, mida sulle ülikool pakub, kui ka kõigest muust. Kui sul aga tekib vahepeal ideid, mida me võiksime siin podcastis rääkida, siis võta julgelt ühendust meie Julius Tipika sotsiaalmeedia kaudu. Praeguseks aga head kuulamist. Nii, tere! Täna oleme siis siia podcasti salvestusele jõudnud ja tegelikult praegu on juba lõpetamiste hooaeg kohe algamas, mis tähendab, et meil on liitumas päris palju vilistlasi, kui teil läks hästi. Või siis, kui teil on eriti hästi läinud, siis te olete juba selle teekonna ära teinud ja olete meie ametlikult TalTechi vilistlane. Aga et tekitada meie kuulajates pilt ette, mida vilistlaseks olemine tähendab, mida see juurde annab, siis kutsusime külla ei kellegi muu kui meie vilistlasliikumise peaspetsialisti Kristina Keerdo ning meie väga aktiivse vilistlase Artur Lusma. Ehk siis tere, Kristina! Ja Artur. Tere, Anna. Tere, Anna. Väga viisakad. Teeme ka kohe videole, et meil on kõigil särgid, meid ostati ära. Kõik oleme vilistlased. Mainiks välja, et ma sain number väiksema, aga... Ma tahtsin, et su musklid näha oleks. Ja meie vilistlasliikumise peaspetsialist hoolib, et oleks muskleid ka näha. Midagi vaadatavad. Aga tegelikult lähekski kohe asja juurde, meie kuulajad tahavad teada. Ma olen kohe saamas vilistlaseks. Mida see üldse endast ette kujutab? Mida ma saan, kui ma olen vilistlane? Ma ütleks, et kui sa oled juba praegu aktiivne tudeng, siis tegelikult saad kõiki enam-vähem neid samu asju, mis sa said, kui sa oled tudeng, lihtsalt võib olla mingi samm kõrgemalt, eks ju, et kõige rohkem tõenäoliselt räägitakse vilistlaste võrgustikust, see on niisugune ka buzzword võib-olla natuke, aga tegelikult kõige rohkem peale teadmiste sa ülikoolist saad ju tutvuseid, eriti kui sa oled ise aktiivne ja neid tutvuseid endale saada üritad. Mida rohkem sa enda nii-öelda kastist, mingi shellist välja tuled, seda rohkem tutvusid sa saad, seda rohkem tutvusid on sulle, keda siis vilistlasena ära kasutada, et kui sa tahad kuskile tööle minna, praegu ilmselt kui sa nüüd lõpetad, siis sa hakkad ju tööd otsima tõenäoliselt, võib-olla sul juba on töö, aga vilistlaste seast on kindlasti oluliselt lihtsam, ma arvan, leida seda tööd, et kui sul on juba ta käis TalTechis, ma käisin TalTechis, saad mingisuguse ühise platvormi, mille pealt suhtlust alustada, ma arvan, et see on kõige suurem. Plus muidugi kõik teenused, mis sa praegu tudengina kasutad, ega need ei panda sinu just luku. Ehk siis saad käia uuesti raamatukogus, saad meil sööklas käia söömas, saad broneerida ruume. Meil on, kui täna jaoks vaatasin, meil on jõhkralt palju saunu, jõhkralt palju laboreid, mida sa saad asja kasutada, kui sa oled muidu majandusteaduskonna tudeng, siis mingi 30 € eest saad uurida maapõuevõnkeid. Ehk siis väga palju teenuseid ja asju, mis ülikool sulle ikka veel ju pakkuda saab, et need ei panda kinni, kui sa nüüd sealt aktuselt lava pealt maha tuled, et väga palju ressursse on siin ülikoolis ikkagi. No, isegi mina sain teada, et saab laboreid ka edasi kasutada. Nüüd, Artur, kas sa kasutad neid asju kui vilistlasena? Kui ma midagi kasutan, siis võib-olla ainult saunasi, aga laborid mitte. Või no tegelikult me oleme ühte laborit kõik koos kasutanud, kui me käisime loodusteaduskonna majas, me tegime süüa ju. Eks kui tahad näiteks suurele üritusele kokata, siis tegelikult me saame ka laborit ju niimoodi kasutada. Aga võib-olla ka uuriks, Artur, sinu käest, et kas sina märkad ka vilistlasena neid kõiki tegevusi ja võimalusi ja kas sa tunned üldse vahet, et eriti kui sa teed päris aktiivne tudengiaktivist, kas sa oled tundnud seda nii-öelda üleminekuperioodi vilistlaseks olemise juures? Ausalt öeldes siis tegelikult väga ei ole vahet olnud, et see võib-olla teebki selle nii mugavaks, et üks hetk oled tudeng, teine hetk oled vilistlane, aga tegelikult kõik justkui jääb samaks. Sa saad täpselt sama asju teha, mida said enne teha. Võimalus võib-olla siin on rohkem, sest sul mingis mõistes on rohkem vaba aega, et enne sa käisid koolis õppimas ja siis tegid muid asju, aga nüüd on see, et sa tuledki kooli ainult tudengiaktivismi tegema või tuledki ainult üritustele, et ta on nagu palju vabam minu arust vilistlasena neid asju teha. Ja võimalusi on ju nii palju tegelikult meil. Võib-olla siit lähekski otse peaspetsialisti juurde. See on mu lemmikasi, mida Kristinale öelda. Aga võib-olla uurikski, et millised on see ülikooli enda soovid, kuidas nad tahaksid vilistlasi kaasata? Mida te meie poolt ootate? Ma arvan, mida võib-olla mina ootan kõige rohkem, kuna ma olen ka siin noor, veel aktiivne tudeng, aktiivne vilistlane, siis just seda initsiatiivi, seda, et sa tahad panustada, et sa ütled meile, kuidas sa tahad panustada, et me küll teeme igasuguseid üritusi, meil aasta jooksul on igast üritusi, projekte, aga nendelt küsime ju tagasisidet ka, analüüsime, kuidas meeldib, aga kui vilistlased tulevad meie juurde ise, ütlevad, et
ma natuke tunnen, et see asi on puudu, siis leiame koos mingisugused ressursid, leiame lahendused, siis saame ju need asjad tuua ka, et näiteks eelmine aasta esimest korda korraldasime discgolfi turniiri, lihtsalt sellepärast, et tudengitelt, vilistlastelt tuli huvi, et see on nii palju populaarsust kogunud, öeldi, et mega äge oleks teha, meil oli sellel hetkel võimalus, tegime ära ja see aasta tõenäoliselt tuleb ka uuesti, aga mul on tunne, et vilistlasele endale, kui me nüüd ei räägi siin just praegu lõpetanud vilistlasest, aga need, kes on juba kuskil ettevõtetes ja kõrgemal kohal, siis ülikooliga koostöö hoidmine on võib-olla isegi nendele endale veel kasulikum kui ülikoolil vilistlastega hoidmine, seepärast et kõik need tudengid, kes praegu õpivad, need ju millalgi saavad nende ettevõtete töötajateks, nende järelkasvuks, eks ju. Et kui sa oled ettevõttes töötad, oled TalTechi vilistlane, siis sul on võimalus nii palju kaasa rääkida selles, mida päriselt ühiskonnas vaja on, mis teie nagu ettevõtte probleemid on, millele peaks õpe keskenduma, just projekt- ja probleemõpet on väga palju viimasel ajal ka sisse toodud ja ega seda inseneeriat tõenäoliselt ühest ja teisest otsast ei surutaks TalTechi poolt nii palju, kui seda vaja ei oleks. Vilistlane, siis tule ütle ülikoolile, mis on puudu, mida on vaja ja mingi piirini saab kõik need asjad nii-öelda lahendatud ja sisse toodud ja õppekavasse, et mitte. Me ei tee ainult üritusi, me ikkagi üritame haridust ka parandada ja see on väga suur sisend, peab tulema vilistlastelt, et mida meil vaja on. Eriti teades, et Ats, sa oled ka teinud siin vilistlasena päris suurt projekti terve õppeaasta, et kas sa ise tunned ka, et vilistlasena on see kuidagi teistmoodi kui tudengaktivistina teha ja äkki saad ka rääkida sellest fänninduse poole pealt, mida sa vilistlasena oled eest vedanud siin terve aasta aega? Suur projekt oli, mis me võtsimegi nüüd eelmine suvi nagu otsuse, et võiksime nüüd TalTechi seda fännindust viia nagu teisele astmel on ju. Ja vilistlasena või kindlasti, mis mul oligi see, et mul oli rohkem vabu käsi võib-olla, et siis nii-öelda rohkem vaba aeg oli koolis teha asju ja aasta on nüüd möödas, suhteliselt kiire ja raske aasta oli, võime öelda, mis oli lahe see, et tegelikult me leidsime ka väga palju leidsin ka enda vilistlasi, kellega ma samal aastal lõpetasin, keda samuti huvitas veidi see fännindluse teema, siis kes ka mind aitasid, käisid nii-öelda korvpalli- ja võrkpallimängudel. Et tegelikult nagu mis kaks teemat nüüd kokku tuua ongi see, et ma võin kooli lõpetada, aga mulle meeldib näiteks meie korvpalli, võrkpalli, mis iganes mees-naiskond tiim, siis ju vilistlasena ma saan ikka käia vaatamas neid, ma saan ikka panustada kuidagi ka fännindusse, et meie kool püsiks atraktiivsena ka selles nii-öelda spordimaastikul. Tasuta ka kusjuures vilistlasena. Saab vilistlasena tasuta või? Saab ju. Minu andmetel vilistlasena ei saa tasuta. Okay. Minu viga. Aga äkki seda saab muuta? Ma võtan selle endale. Mina näiteks sain tasuta vilistlasena käia, aga kõik, kes aitavad panustada, siis kindlasti nemad saavad ka tasuta. Aga see on ka kindlasti siis tagasiside, et see on äkki asi, mida päriselt saaks ka ära teha. See on, ma arvan, et see on nii spordiklubile, meie meeskondale, vilistlastele endale mega kasulik, sest et just, tõen suuresti ka tänu Atsile ja Agnetale see fännindus nii lendu tõusnud on ja tegelikult ju ka TalTechi mainele endale üli kasulik, sest et TalTech on kogu aeg pildis, et isegi kui sa ei jälgi 15-aastasena ei jälgi seda, mis nii-öelda haridusmaastikul veel toimub, aga huvitud spordist, siis igast küljest peaks meie kool nähtav olema ja see on üks mega oluline kanal. Ja see näitab ka seda, et sa ei pea vilistlasena panustama ainult rahaliselt, et me ei taha sinult ainult raha, me tahame, et sul on mingi sära silmis ja siis et meie juures sa leiaksid selle platvormi või need ressursid, et seda sära kuskile nii-öelda suunata. Ats ja Agnet on küll tudeng, aga et tõenäoliselt jätkab ka ju edaspidi, et ülihea näide sellest, leia endale see nii-öelda rada või see suund ja siis pane oma energia sinna, et muidugi on ka mingid igast rahalisi panustamisviise, aga kui sa oled just lõpetanud, siis tõenäoliselt sul veel ei ole raha jalaga segada, eks ju, võib-olla mõnel majandusteaduskonna omadel insenerina ei olnud. Ehk siis mina siis pigem ka üritasin panustada oma aega, mida tõesti tekib rohkem siis, kui sa lõpetad õpingud. Lisaks seda, et vilistlasena ma olen tundnud seda, kuidas ma olen justkui koolile võib-olla veidi suurem nii-öelda vara või väärtus. Kui me lõpetame, enamus vilistlased lähevad oma teed edasi, aga need tudengiaktivistid, kes lõpetavad, mingi osa neist jäävad veel vilistlasena aktiivselt tegutsema ja ma ise tunnen, et kool väga palju on mind kaasanud, kirjutatakse, saan kogu aeg infokirju, mis toimub, on ju. Ja nagu seesama projekt, et ma arvan, päris suur asja oleme ära teinud ja saame ka siit ainult edasi minna. Ja rääkides rahast, siis võib-olla uurikski natukene, millised on näiteks sellised näited, kus ma saan vilistlasena osaleda tasuta, et kui ma räägimegi just vilistlastest, kes kohe saavad meie TalTechi vilistlased, mida nemad saavad, kus nad saavad osaleda? Võib-olla natuke biased, aga just olin projektijuht ühele superägedale üritusele, mis meil siin paar nädalat tagasi toimus, ehk siis loodetavasti keegi
vähemalt kuulnud, ehk kampuses oli meil tuvi, oligi siis tudengite ja vilistlaste sihuke pidu, saime terrassil kokku, kuulasime muusikat, tegime erinevaid mänge, lihtsalt veetsime koos aega, mitte nüüd päris küll generatsioonide vahel, aga kahe siukse mingisuguse rolli vahel, ehk siis tudengid, vilistlased, et see vilistlase sõna võib-olla on natuke võõras ka, võib-olla just, ma ei tea, kas sain Eesti ühiskonnas, võib-olla üldse noorte seas, osades keeltes üldse seda sõna ei ole, eestikeelses suhtes on päris vinge, meil on oma sõna, aga see oli täiesti tasuta üritus, tule lihtsalt kohale, naudi oma mingi kursakate organisatsioonikaaslastega lihtsalt õhtut, suhtle, pane hullu, et kõik asjad ei maksa, mingid suuremad üritused, mis meil ongi see vilistluskogu pall ja asjad, neid tõesti on piletiraha, eks ju, aga kui sa samamoodi tuled panustad, siis ka nendel asjadel on võimalik tegelikult osaleda tasuta. Minu meelest nagu nende näiteks vilistluspalli või teatri puhul mulle meeldib ka, et alati on mingi osa minu teada, mis läheb tegelikult ju edasi vilistlasliikumise tegevuse jaoks, et läheb tihtipeale, aga nüüd on ju teatri puhul läheb tudengitele suure tõenäosusega tagasi see stipendiumite peale, et see ei ole lihtsalt, et mina kui vilistlasena jah, panen küll raha, aga see ei ole nagu teise ürituse puhul, mis läheb nagu korraldajate või korralduse peale, vaid see läheb ka tagasi ülikoolile tegelikult. Ja, et see oleks nagu suurem eesmärk lõpuks, et kuidas mina näen seda nii-öelda vilistlaskogukonda, võib-olla ongi need noored, aktiivsed, energiat täis, kes saavad panustada oma ajaga ja oma nii-öelda nende tegevustega ja siis on need, kes on juba kuskil, ma ei tea, 10-20 aastat tagasi lõpetanud, kes on midagi saavutanud, neil on nüüd siis ressurss teistmoodi panustada. Me ei oota kindlasti seda, et üks inimene nüüd tuleks, ma ei tea, tassiks toole ja samal ajal annetaks 1000 eurot kuskile stipifondi. Selleks on oma aeg, üritame luua lihtsalt võimalusi erinevates kuskil eluetappides vilistlastele, et siis ongi, kui tunned, et midagi on puudu, siis tule teeme ära, et tuvi tegime ka tegelikult ju koos tudengiorganisatsiooniga. Minu suur eesmärk oli, et eelmine aasta tegin seda üksinda väga kiiresti, päris raske oli. See aasta siis võtsin kultuuriklubiga ühendust, nad tulid kohe mõttega kaasa ja jällegi väga hea koht, kus vilistlaskeskusega tekitada seda sidet, sellepärast et vähemalt meie hinnangul siiani aktiivsest tudengist saab ka aktiivne vilistlane. Kui sa ei ole juba ülikooli ajal ei teki seda sidet, õppimise ajal ei teki ülikooliga sidet, siis hiljem on seda väga-väga raske luua. Et ma ei ütle, et see on võimatu, aga oluliselt lihtsam on siis, kui sul on juba mingisugune hea emotsioon ja side tekkinud õppimise ajal. Ma lisaks veel nendele nii-öelda tasuta üritustele, kus siis vilistlane saab käia, et Kristjana mainis, mida nii-öelda vilistlaskogu teeb. Ta mainis ka siis ühte tudengiorganisatsiooni, aga meil on TalTechis tegelikult üle 30 tudengiorgi ja igal üritusel tegelikult saab tasuta käia, et siin majandusteaduskonnas tehakse igast investeerimisõhtud on ju. Meil on siin mänguklubi õhtud, et nagu neid on nii palju ja tegelikult vilistlasena saad käia, samuti sporti saad käia tegemas. Rektori karikas ju terve aasta kestab, iga kuu tule tee tasuta sporti. Meil on jõhkralt palju alasid, 10-8 on palju etappe, nii palju alasid, aga et saad kõiki neid tegelikult tasuta teha ja proovida, kui ei ole näiteks varem osa võtnud. Ja mis on minu arust ka nagu hea viis, et äkki mingi oma sama meeskond, kellega kunagi äkki viimane ülikooli aasta tegid näiteks võrkpalli, miks mitte käia sama tiimiga iga aasta rektori karikal on ju. Eks seda võib olla ka hea asi, kuidas siis nii-öelda sellist kokkutuleku vaibi veidi tekitada, et käid koos sporti tegemas. Et see ei pea olema ainult see mingi vilistlaste kokkusaamine klassiruumis, vaid tegelikult saab juba nii palju rohkemat. Ja tegelikult tudengiorganisatsioonide juures on ka see, mida paljud ei tea, et võib-olla jah, ma tudengina ei jõudnud üheski tudengiorganisatsioonis osaleda, aga meil on väga palju tudengiorganisatsioone, kes võtavad vastu ka vilistlasi või töötajaid ja isegi kui see ei olnud otseselt TalTechiga seotud, vaid sul on jätsid õpingud pooleli, siis sa tegelikult ikkagi võid tudengiorganisatsiooniga ühendust võtta ja vaadata, mida annab teha. Et tead, neid võimalusi on mega palju, mis mul ka selle jutu käigus ise enne ei suutnud ette kujutada, aga kui nüüd rääkisime, siis ma olin kohe, tead, on väga palju asju. Ja tegelikult kui nagu me võib-olla oleme ka nii ülikooli elus endas sees, et siis siin sees sa ei näegi nagu kõiki neid võimalusi, astud korraks kaugemale, ma ei tea, guugeldad TalTech teenused, sealt juba leiad mingi jõhkralt palju, et ühel päeval ongi saad 3D printida endast mingi väikse kujukese ja teisel päeval raamatukogust mingi õpiku laenutada, et tegelikult kõik asjad jäävad alles, mis sa ka tudengina teha said ja siis tudengina käid ka ju väga palju üritustel, et miks mitte lihtsalt jätkata. Tasuta saad teadmisi. Ülikool tegelikult pakub päris palju ju kursuseid ka. See, et me nüüd siin praegu lõpetame, see ei tähenda, et me mitte kunagi enam ei õpi tõenäoliselt, et ma arvan, et mitte keegi meist noortest vähemalt ei vali endale seda ühte eriala, ei tee seda nüüd 60 aastat. Pidevalt tuleb juurde õppida, maailm lihtsalt muutub ka nii kiiresti, et me ei jääks lihtsalt paigale ja ma ei tea, sureks ära igavusse lihtsalt, kui midagi juurde ei õpiks. Ühesõnaga, mingid kursused, koolitused, samamoodi tasuta treeningõhtud on olnud näiteks. Äkki tudengina ma ei viitsin Bachatasse minna, aga 2 aastat hiljem vilistlasena
pagan, ma tahaks minna bachatat õppima, on ju. Vilistlasena ma saan seda teha, et väga vinge. Nüüd, kui me läheme ka tasuliste ürituste puhul, siis mida sa oskad või oskate välja tuua? Millised on sellised kõige-kõige ägedamad, mida iga vilistlasena, kus ta peaks osalema? No kõige põhilisem on ikkagi, ma arvan, linnakupidu. Eriti vilistlasena, kui ma tudeng olen, siis ma lihtsalt tulen õhtul sinna peole, on ju. Aga vilistlasena mul on terve päev seal üritusi. Kooli peal tehakse rongkäike asju, et saad oma vanade inimestega kokku, mis iganes. Et oma vanade inimestega. Nii-öelda oma vanade klemmidega kokku, et majandusteaduskonnal nad tegid seda Rooste sõda näiteks, väga vahva, et kindlasti ma tahan kunagi ka seda teha uuesti ise. Ja õhtul on pidu, no. Õhtul on pidu. Ja pilet isegi ei ole kallis vist, et vilistlase tudengi pileti vahe on ka seal ainult äkki 5, kui ma eksi. Ja piletid on juba müügil, soovitan ära osta praegu veel soodsama hinnaga. No kogu ja vilistlaskeskus tegelikult ju korraldavad peamiselt 2 suuremat üritust ongi pall sügisel ja teatriõhtu kevadel nüüd, et just 2 nädalat tagasi oli. Meil oli peaaegu 600 inimest, etendus oli mega vinge. Seal oli ka inimesi, mingid Eesti kuulsuseid mõndasid, jällegi võimalik koht, kus võtta nii-öelda sabast kinni, et kuule, väga äge sind siin näha, et jälle siuke võrgustumise võimalus tekib sellistel üritustel kindlasti väga suurelt. Ma ütlen, et mulle ka näiteks see pall, eriti selle, mis nagu see õppeaasta oli, mulle nii meeldis, sest noore tudengina nagu kui sa näed ikkagi inimesi, kes lõpetasid 20-30 aastat tagasi, meil käis jooksul ju, Den Keil käis naine, kes ütles, et tal on 50 aastat lõpetamisest ja ta tuli 10 000 nagu tuli jooksval lihtsalt ja sa mõtled nagu ja vaatad ja nagu, et see on täiesti uskumatu või seal pallil ka, kuidas kõik tantsivad ja asjad, et sa mõtled nagu, et sa tuled ülikooli tagasi, sa juba said seal inimestega tuttavaks ja nii palju mälestusi ja asju. Ja minu jaoks alati vilistlaseks olemise juures on nii naljakas, et ma alati kogu aeg unustan ära, et mu ema lõpetas ka TalTechi. Ta lõpetas küll täiesti teisel ajal, TPI ajal, aga me olemegi nüüd pannud lubaduse paika, et me lähme pallile koos ja järgmine aasta võtan ta teatrisse koos, sest see on nagu nii hea asi, mida sa saad teha vanematega koos, sest neil on ka keegi su suguvõsas suure tõenäosusega on mingit sorti kokkupuude, kas siis sõbraga, tuttavaga või vanemate näol ja minu arust see on väga lahe asi, mida koos saaks teha tegelikult. Uuriks ka sellisest vaatest, et ma olen kohe vilistlane, ma ei ole veel võib-olla ära räägitud nagu, et miks ma peaksin vilistlaseks saama või miks ma peaksin aktiivne üldse olema, et õpingud olid rasked, praegu olid viimased lõputööd ja asjad, miks ma peaksin üldse nagu vilistlaseks jääma, et mis on teie selline üks main põhjus, miks te ütleksite, et tule vilistlaseks? No ma mõtlen, et sa ei saa nagu väga valida, et kui sa juba lõpetad, siis sa selles suhtes aga see on hea point ka, et see tegelikult on ametlikult staatus ikkagi. Jah, just, et vaatasin täna igaks juhuks isegi täpselt tähenduse välja, see tähendab õppeasutuse lõpetaja, aga minu arust võiks see olla palju laiem, et kui mina mõtlen vilistlase nii-öelda rollist, siis tegelikult vahet ei ole ju, mis sa lõpetad, et kas sa lõpetad kuskil, ma ei tea, töötamise või sa lõpetad kooli, töötamise samamoodi, panustasid sinna, suhtlesid inimestega, said kontakte, ehk siis tegelikult see nii-öelda kogukonna tunne. Ma tean, vilistlane ei olegi nagu siuke, jah, ta on pigem tunne minu arust kui mingisugune muu asi, et ma tunnen, et ma olen osa mingisugusest keskkonnast, just mingist kogukonnast. Ma tean, et mul on lihtne nende samade inimestega ühendust võtta, kui sul pole mitte ühtegi muud jututeemat, siis ma olen TalTechi vilistlane, see on juba mingisugune alus, millest siis edasi rääkida. Tunne võib-olla ise ongi kõige suurem, aga ma nagu ausalt ütlen ka, et kui mina olin tudeng, siis ega ma ka vilistlaslikumist väga midagi ei teadnud, sest et meie osakond on ka tegelikult päris uus, aga lihtsalt see, et kui seda tunnet ei teki juba tudengi ajal, siis on väga raske seda tunnet tekitada ka, ma ei tea, 20 aastat hiljem, et see kogukond peab tekkima ikkagi siis, kui sa siin õpid, et siis on sellest ka tulevikus nii palju rohkem kasu ja sa saad neile toetuda ja ma ei tea, kas või helistada, et kuule, mul oli ülipäev, et palun lase mul lihtsalt räntida või siis saad mingi tööpakkumise, keegi vaatab, et ta on TalTechis, tema võta. Tartul vist vilistlaskogu ei ole või seda? Eraldi vilistlasse keskust ei ole, jah, et see on TalTechi võib-olla siuke eripära, et meil selline äge keskus on tänu rektor Tiit Landile, kes nägi, et vilistlased on olulised, nad on ülikoolile olulised, nad on ühiskonnale olulised, selles suhtes jah, saad 75 000 elusat, 85 000 vilistlast kokku, ehk siis missuguse kogukonna endale saad. Ja ma olen kindlasti sellega nõus, et see, kui palju ma olin aktiivne tudengina ülikooli tegemistes versus see, kui ma ei ole. Kui ma lihtsalt käisin koolis õppimas, siis vilistlasena ma ka suure tõenäosusega lihtsalt jalutan minema siit ja ei vaata ka tagasi kunagi ilmselt. See, et ma midagi juba saavutasin, siis tudengi aktivismi määral tudengina annab väga suur aluse sellega, et ma ka vilistlasena võiksin seda veel edasi teha ja tahaks sellest võib-olla veel osa võtta. Okei, kui ma osa ei taha võtta, siis ikkagi ma võiks ju aktiivne olla või kas või kuidagi aidata. Et ju meil on ka väga palju toetajaid, kes on kunagised TalTechi vilistlased. Mõni võib-olla lihtsalt toetabki ainult rahakotiga, aga see on ka ju toetus selles suhtes.
kes ei saa, siis see käib kohal ja teeb projekte asju, et minu arust väga vinge. Ja, mulle meeldis ka nagu teie mõlemad mõtted ja võib-olla ma ise ka kokkuvõtteks ütlen, et kui sa nagu õpid tudengina, siis su periood, millal sa õpid, on siuke 3-5 aastat, ütleme heal juhul. Aga tegelikult vilistlaseks olemine on sul nagu põhiliselt lõputu aeg ja sa sinna sisse mahub, kus sa võid olla väga aktiivne vilistlane, kus sa võid olla tagapool, kus sa tuled lihtsalt üritusele, kus sa tuled abiks, et see ei pea olema kogu aeg pidev joon, kuidas sa panustad vilistlasliikumisse, vaid see muutubki ajas ja see on täiesti okei. Aga et sa saaksid olla aktiivne vilistlane, siis Kristina, kus saab kogu info, et mis toimub? Kindlasti esimene koht on koduleht ehk siis taltech.ee/vilistlane. Seal on igasugust infot nii ürituste kohta, seal on siuke suur äge andmebaas, kus sa saad ennast otsida, kui sa nüüd vilistlaseks saad. Ja siis meie siuke veebi on vilistlaste uudiskiri. Ise panen kokku, väga äge on, mulle väga meeldib. Ehk siis kord kuus saadame kogu info teile meilile, mingit spämmi ei saada, see mulle endale ka ei meeldi. Aga et kui tõesti, see uudiskiri võib sul ka olla, ma ei tea, 10 aastat seal postkastis kuskil, aga üks päev sa otsustad, tead, täna ma tahan midagi teha, täna ma tahan homme kuskile minna, siis võta see lahti, vaata, mis seal kirjas on, pakutakse, et samamoodi reklaamime seal üritusi, tudengiorgide üritusi on seal samamoodi, ülikooli mingid uudiseid, ühesõnaga väga lihtne viis, kuidas hoida ennast kursis asjadega, et ei nõua mitte mingit muud pingutust, kui et ühe korra sain nappida ja siis sa oled meil seal olemas. Ma sain praegu nii palju targemaks, ma ei teagi, et ma saan ennast otsida. Oota, kui ma kirjutan nüüd oma nime Artur Ruusmaa, mis siis seal ette tuleb? Seal tuleb ette, millal sa lõpetasid, mis sa lõpetasid, teaduskond, mis eriala ja siis keskmine hinne ka. Aga cum laude on, kui sul on see cum laude, siis... No nemad muidugi saad mingi eripära. Nii ma saan teisi ka niimoodi veits stalkida. Ühesõnaga, kui sa näiteks tead, et mina lõpetasin 2024, ma saan sealt otsida ka kõik inimesed, kes lõpetasid 2024, näha sealt niimoodi, et näiteks enda eriala või siis mõnda majandusteaduskonna inimest, ühesõnaga see andmebaas on väga massive, suur, heavy, hea ressurss, mida kasutada, kui otsite mingit kindlat inimest. Nüüd saan oma kuruse inimesed üles otsida. Et kas ta on lõpetanud või mitte? Ei, mitte seda mõtlen, et kuna mul oli mingi Sten oli loengus kuskil, oli väga tark majanduse Matjas on, aga full nime ei mäleta, aga nüüd tahaks äkki oma ettevõttest teda nagu võib-olla palgata, siis see on ta nimi, tavai. Sai napp, no. Slaidid DM-idesse ja teed ettevõtte niimoodi. Nii need koostööd algavadki. Mega suur tänu, et te kõik kahekesti siia kohale jõudsid, et me saime särgid, ülilahe ja soovime edu siis vilistlasliikumisele ja kindlasti võtke osa. Tulge kas või ühele üritusele, vaadake, kuidas te tunnetate või siis tehke Atsi soovitust. Pange enda sõpradega, kellega lõpetasite, pange sats kokku või kellega tegite mingit spordiüritusi. Tulge lihtsalt vaadake ja osalege. Aitäh, et sa meid kutsusid. Tulge kindlasti ka korvpalli vaatama ja võrkpalli, kõike. Kõik. Parem kui Tartu Ülikool. Kindlasti nii. Tšauki, tšau! Tšau! Tšau!